kes seal on? tere hommikust, tere Mai, tere Kai, tere maailm suur ja lai. Meie oleme siis jälle kapist välja, imekombel on episood 2, väga vahva. Ja nagu ikka, ma ei ole üksi, minu nimi on Miia ja ma olen Prima 2-st. Minuga räägib Kadri ja ma olen Prima 1-st. Ja meil on külalised, väga olulised külalised ikkagi alguse puhul. Meil on ehk siis õpilasesinduse president Kaspar, jaa, tere. Tere! Ja Kaspar. meil on tere Kaspar. See tõesti on nagu tere Kaspar. Mis on sinu probleem? Nii, aga meiega on veel üks, kellel võib-olla on probleem, aga ilmselt ei ole probleemi, ma loodan. Kes on podcasti kaasautor, jah. Tere! Tere, Kaia-Liisa olen ja see on väga armas, et üldse mind kutsute kaasautoriks. Ei, no sa veits No sa teed nagu kõik need telgitagused, kõik need tehnikavärgid, Me särgid. nagu räägime siin ja siis sa oled nagu Jaa. putt asjad kokku. Me oleme lihtsalt muidusööjad. Jah. Just noh. Me lihtsalt teeme siin lõbu ja siis sa oled mingid higi ja pisarad Jaa. kõik seda kokku Jaa. lihtsalt. Täpselt. No jaa, nii on. Aga ma ei tea, alustaks siis lihtsalt sellest, et kapist välja kas või selle nime kohta, sest eelmine episood, ma loodan, et nüüd on nagu häälega on selles mõttes parem, et ei ole seda põrinat. Kui on, siis so sorry. Ma ei oska enam ma ei oska neid nuppe enam rohkem keerata või maha keerata, aga tegelikult oota. Nojah, et esimeses episoodis me väga ei rääkinud meie selle podcasti nimest. Nii et äkki võiks sellest rääkida. Kuidas see tuli? No, tead, mina isegi ei mäleta, ma ei mäleta, kes ütles algusest nagu täiesti alguses, lihtsalt naljaga võib-olla, et haha, kapist välja. Aga mina kuidagi leidsin niisuguse sügavama tähenduse selles ja et põhiliselt, ta võibki olla, nagu Miia ütles ka esimeses episoodis, et ta võib olla, et sa tuledki päriselt kapist välja, ta võib olla mingi luukirja, mis sul on kapis, millest sa räägid siis podcastis või siis kastist välja mõtlemine. Ja see on tõesti huvitav pealkiri ja ma loodan, et kõik kuulajad ka siis päriselt naudivad, millest me räägime siin. Jah, väga hästi. Väga ilusti sõnastatud, mulle meeldib. Ja täna loodame, et on äkki nagu rohkem juttu kui naeru. Natukene asjalikum. Sügavalt, aga Siis mul on vähem lõigata. Jah, täpselt. Aga tere, Kaspar, sina ka siin. Jah, olen. räägi Kuidas meile sa siia äkki. sattusid? Jah, Miks sa siin oled? miks ma siin olen? Ma ei tea, tüdrukud kutsusid kaasa, ütlesid, et räägi midagi. No räägi midagi. No päris nii ju ka ei olnud ju. Me maksime sulle, Kaspar. Jah, Miks sa seda ei ütlesin nagu? sest et pärast keegi arvab, et mul on raha, aga Kasutatakse ära, jah. Talle Jah. makstakse ja mulle ei maksta või? Ei, Mina me- teen telgitagusid ka või? Meil ei ole oma töötajatele lihtsalt raha maksta. Okei. Juba läks kaldu jälle. Aga Kaspar, äkki räägid siis natuke endast? Miks sa siin oled, kes sa oled? jah, ma vist esindan siin õpilasesindust mingil määral. Jaa. See oligi see point vist. See vist oligi see, See mis vist me oligi kutsusime. see. Kas me kõik ei ole õpilasesindusest? Mitte? Me oleme kõik, aga meil Jah, on me ikka vist vist oleme, jah. Kusjuures liider. Liider. tegelikult huvitav oleks teada, millal, Kaspar, sina said õpilasesinduse liikmeks? Selle aasta alguses. Siis kui Ahah. presidendiks või? Kuule, Jah. aga siis me oleme suht samal järjel, ma olen ka üsna noor. Mind põhikoolis ei ole üldse huvitanud see õpilasesindusesi. Samamoodi need esimesed 2 aastat gümnaasiumis ja nüüd kogemata minu klassijuht ütles, et lähme õpilasesindusse, et äkki me saame need kaardid. Ja selle aastaga läksid need kaardid minema. Jaa, aga Põhimõtteliselt. ma olen õpilasesinduses. Nii et ma ei tea. Ei, see on ka lõbus. See on tegelikult üllatavalt fun. Aga Aga miks kohe presidendiks? Võib-olla missioonitundest lihtsalt. Okei. Ja mis su see nagu missiooni orientatsioon on? Mul lihtsalt oli koolis igav eelmine aasta, ma mõtlesin, et võiks natuke elavdada seda koolielu ja kõike. kas sulle nagu pakuti seda kohta või sa ise nagu mõtlesid, et ma olen väga tegus poiss, et las ma proovin? Jah, Adele ütles, et võiks ka proovida ja mõtelda selle peale ja siis ma vaatasin, et oi, ma olen hästi palju valikaineid võtnud, juurimistööd kindlasti ei võta. Siis ma jäin haigeks ja siis palavikus võtsin sellise otsuse vastu. Kas oli hea otsus? Kas sa oled rahul hetkel selle otsusega? Ei stressi on palju, aga tegelikult on jumala tore.
mina ikka veel ootan, millal Kaspar läbi põleb nagu. aitäh toetuse eest. või nagu okei, ootamine võib-olla on vale sõna, aga kui oleks nagu kihlveokontor meil siin Rapla gümnaasiumis, siis see oleks üks teema, mille peale panustaks. ma panustaks kusagile märtsi algusesse, kui uurimistööga kiire on, aga aga Kaie-Liisa, millal sa õpilasesindusse tulid, miks? Mina tulin üldse 11. klassi alguses. Ma tulin ka minu arust sellepärast, ma tulin ainult sellepärast 11. sest ma jäin 10. hiljaks sellega, et tulge nüüd, vaata. Ja ma jäin hiljaks, siis ma tulin lihtsalt aasta hiljem. Ja ma ütleks, et Kaspar on väga, väga tubli töö teinud. See kool on elav, eriti õpilasesindus on elav, nagu ükskõik millal ma lähen sinna õpilasesinduse ruumi, seal on mingi sahin käib, nagu mingid, kas või lihtsalt istuvad ja räägivad või mida iganes, nagu see on hästi armas minu arust. Ja ma nõustun, selle aastaga on nagu õpilasesindus palju rohkem muutunud ja palju nagu kokkuhoidev kui nagu esimesed 3 aastat, sest et ma olen kõik 3 aastat olnud, või noh, kui esimesed 2 aastat siis. Sest et esimesed 2 aastat ma lihtsalt istusin kuskil nurgas ja mingi ootasin, kuni teised nagu teevad töö ära ja siis ma olin seal mingi tere, ma olen ka tegelikult siin, aga ärge mulle mingit suurt tööd andke, sest et ma ei julge. Aga see aasta mul on suva. See on eelmise episoodi juurde tagasi. See aasta on võimaluste aasta. Absoluutselt. Jüri käis meil täna koolis. Ratas Jüri isiklikult, kujutad ette või? Ja ma sain patsu temaga teha. Ma läksin nagu tema juurde, ma olin, et tšau Jüri. Või noh, tere Jüri. Ja siis mul nagu käsi oli niimoodi püsti ja siis ta sai aru, et ma hakkan nagu talle high five'i nagu lükkama. Aga tegelikult nagu see ei olnud mu plaan, aga noh, siis see kujunes mu plaaniks. Kuidas sulle Kadri ja Kaia-Liisa Jüri meeldis? Ma arvan, et see oli väga lõbus, sest ma ei tea, Jüri on alati olnud siukene väga huvitav kuju nagu minu jaoks. Ma ei oska öelda, kas nagu poliitiliselt poolelt nagu ta meeldib mulle või ei meeldi. Ta tantsib hästi. Ta tantsib hästi ja ta on väga nagu päris. Ta on päris nagu. Ja noh, ilus ta võib ka olla. Ta meenutab mulle mu isa natuke, nii et see on natuke imelik. Igatahes minu arust ta on hästi siuke lõbus ja tore ja ta oskab lahutada nagu oma tööd ja siis, kui ta nagu annab loengut, mis on minu arust nagu väga tore, et ta ei vatra mingi poliitikast. Tuleb osata lahutada töö ja eraelu ja seda ta oskab. Ma nõustun ka sellega, et poliitiliselt nagu ma ei arva tast midagi, sest et me ei jälgi jah, esiteks ongi, et ma ei jälgi poliitikat, aga nagu inimesena ta tundub nagu väga muhe inimene. Ja muhe. Ja just, ja siis noh, täna ka no, ta ei teinud nalja, aga kõigil oli siitaks naljaga. Täiega naljakas. Ei, aga kas te nõustute minuga, et Jüri on low-key inside joke? Nagu ta ongi. Sest ta tuligi siia lihtsalt nalja pärast minu meelest, sest et meil oli ühiskonnatund ja siis keegi küsis Reelika käest, et kas te Jüri uut pilti olete näinud ja täiega hoidsime nagu silma peal ta instal ja siis me vaatasime, et Viimsi Kuusalus oli Jüri käinud, aga miks ta siis Raplas ei ole käinud? Ja siis ütlesimegi, et noh, kirjutame ja kirjutasid, ma nägin, et nad kirjutasid ja mina ise ei jõudnud kirjutada, sest et ma vist üldse nagu kudusin samal ajal. Aga ja nüüd ta tuli kooli, aga ta on kogu aeg olnud nagu nali, kõige paremas mõttes. Muidugi. Ja ta panigi vist Insta story'sse selle, et mis kooli ma võiks tulla ja ma isiklikult ise kirjutasin ka, et palun tule Rapla gümnaasiumi, et nagu 12. klass armastaksin, nagu et palun tule ja noh, nad armastasid teda ikkagi. Jaa, ei, väga, väga vahva oli siuke väike vaheldus kooliellu. Jaa, aga Kaspar, kas sina ei ole mõelnud poliitikasse minna? Ei. Okei, aga Kadri, mis meil järgmine? Aga kui Kasparist veel natukene rääkida, siis ja asjaliku juttu puhuda, siis mis on nagu selle kooli visioon sul? Võib-olla läheks siis nagu nende ürituste juurde. Et mis ma veel plaanin teha või? Midagi jah, sellest. mis üritused nagu see aasta veel plaanis on ja mis sul järgmine aasta veel plaanis on? Midagi uut on vist tulemas? Jaa, nüüd meil 30. jaanuar plaanime Eesti kirjanduse päeva tähistada. Natukene võib-olla suuremalt kui eelmine aasta. Meil toimub luulelõuna, kuhu kõik saavad tulla oma luuletusi ette lugema. On väga oodatud. Siis sõbrapäeval on, muidugi Teerte korraldab sõbrapäeva, aga sõbrapäeva nii-öelda õhtul on meil koolivaba lava.
mida me korraldame oma sõpruskooli Tallinna Vabaduse Kooliga. mis see nagu endast kujutab? ja ma isegi, kusjuures mina Nagu- isegi ei teadnud, et meie koolil on sõpruskool, nii et sa võid sellest ka rääkida natuke, kui sa oskad. Jaa, ühesõnaga, nemad käisid meil külas, me käisime neil külas ja rohkem ei ole kuskil käinud, nii et ainsad sõbrad põhimõtteliselt. jah, aga Vaba Lava on see, et siis kõik, kes tahavad, saavad esineda millega iganes. Laulavad, tantsivad, väänavad konte, mustkunstitrikid, kõik. kõik sellega seondub. väga äge, jah. see on, kuna see on vaata esimene, ütleme nii, pilootprojekt, siis see on natuke hirmutav ausalt öeldes. ja eks näha ole, kuidas see läheb, aga selles mõttes on see põnev, sest et ega palju asju ei ole meil siin koolis korraldatud varem. Et ongi need põhiasjad ja eelmine aasta tegelikult tuli ka see kevadpall, mis selline uus. jah, see oli tegelikult väga tore üritus, aga oligi see, et see oli Kuna see oli- rahvast oli vähe. rahvast oli vähe ja samal ajal oli minu meelest korvpallimäng. Jaa, oli küll, jah. ja noh, eks see, kuna see oli ka jälle esimene projekt, siis see võib-olla see läbimõeldavus oli natuke kesine, aga noh, iseenesest mõte oli ju hea. jaa, absoluutselt. aga tulemas on ka ju õpetajate streik. kui me juba koolilainel oleme, sest et see on kooli podcast obviously, siis mis te sellest, mis sõna teie siia mida te ütleksite selle olukorra kohta? nagu meie koolis või nagu laialdasemalt räägime äkki meie koolist. ja siis lähme laiale. ma ei tea, mina nagu esiteks ütleks, et no natuke kurb on see, mis tehakse ja mis otsustatakse, aga noh, midagi ei ole parata, ma saan ka aru, miks nad üritavad nagu selle aja täita, sest no kooli on vähe ja nagu selle kõik peab ju ära tegema. aga jah, seal võiks mõni teine lahendus võib-olla olla. jah, mis mind tegelikult eriti kurvastab, on see, et ta kuidagi pani põntsu sellele kooli hingele ja südamele ka natukene. Et suhted läksid sassi ja kõik. ja mul on siuke tunne nagu ma vähemalt nagu teistel õpilastel ka, ma olen päris kindel, et nagu ei arvestatakse õpilastega, sest ma juba isiklikult olen kuulnud ka, et noh, näiteks mul on see valikaine Kehtnas onju, aga Kehtnasse on vaja tagasi ka, nagu Raplasse sinna tagasi on ka vaja saada ja osad õpilased elavad ju ükskõik kus mingi kaugel ja no bussiajad on päris ränk asi. Et nagu võib-olla neil oli enne juba planeeritud, vaata, et okei, sellel ajal ma ei tea, näiteks on load käes, aga ei ole nüüd ja siis no see ikka väga palju nagu paiskas laiali kõik ja ma arvan, et siuke võib-olla usaldus või see, et nagu see kool on õpilastele, on nagu nüüd natukene nagu räsitud. minu meelest, ja ma selles mõttes nõustun, ja minu meelest oleks kõik ju peaaegu et hästi olnud, kui oleks see info tulnud natukene varem. jaa, ma nõustun täielikult, jah. Et see tuli noh, sellel nädalal ja see nädal hakkab nüüd lõppema, järgmine nädal on juba see olukord käes. Ehk siis, mida loomulikult inimene teeb, on paanitsema, onju, et mis siis nüüd saab ja et see on ju kohe ja mul on teised plaanid ja ei ole jõudnud üldse planeerida. Et ma arvan, et see oli see kõige suurem nagu möödaminek võib-olla selle otsuse puhul. Aga jah, ma tean, et meie kõrvalkoolides Vesiroosis neil vist õpet toimub või on e-õpe? Vesiroosis. Vesiroosis on minu teada vabad päevad. Minu arust Kesklinna koolis on ka vabad päevad. Okay. Ja nädal aega ka veel. Okay. Ma olen jah kuulnud, kuna mu vend käib just Kesklinna koolis, siis ise käisin Vesiroosis, ma ei tea, kuidas see juhtus. Aga ma nagu kuskilt kuulsin, et nagu oleks see õpe, aga ju siis see ei olnud nagu, see on külajutt lihtsalt puhtalt. Ma tean seda, et Vesiroosis on see, et ongi see, et need, kes õpetajad tahavad nagu tunde teha ja kes ei osale streigis, et need vist teevad ikkagist midagi, aga ma ei tea täpselt, kas nad peavad minema kooli nendeks paariks tunniks või siis antaksegi neile koju asjad teha. Ühesõnaga, sellised lood, nagu lihtsalt ma võtsin sellised aktuaalsed teemad kokku, et oli Jüri, on meil õpilasesindus, noh, kes mis ja mis tulekul ja õpetajate streik ja nüüd tahaks minna siis isiklikult. Kaia-Liisa, mida sina peale kooli teed? Ma just nüüd natukene aega tagasi ma olin
jubedalt kurb sellel osa peal, sellepärast et mina tahan õppida bioanalüütikuks ja no Eestis ei ole palju valikuid, ainult Tartusse ja ma ei tea, aga minul on küll nagu Tartu kohta jäänud siuke väga nagu mitte kõige parem mulje võib-olla, et ma ei taha Tartusse minna. okei. Ja noh, ma vaatasin, et oh my god, Soomes on ka. Ohoh! Ja nii cool kool, need ühikad on täiega ilusad, täiega vinge ja sa saad õppida nagu kõrvalt soome ja rootsi keelt ja nagu täiega vinge igatahes. Ja kirjutasin neile, et kas te võtate, millal ja kui palju. Ja ütlesid, sorry, me see aasta ei võta sellele alale nagu metsa. Nii et ma nüüd mõtlengi, et kas ma kandideerin, kui üldse võtab nagu Tartu, kas ma kandideerin sinna või siis nagu ootan lihtsalt natukene. Et võtad nagu vaba aasta või? Jaa, nagu vaba aasta või noh, tööle, sest raha on vaja ju, et minna üldse kuhugi kooli. Tasub kandideerida lihtsalt kas või nalja pärastki juba. Absoluutselt. Aga see on ülilahe mõte, et nagu üldse, et sa vaatasid sinna Soome poole. Nice. Kaspar, sul on aasta aega, aga sul on väga lahedad ideed. Jaa, ühesõnaga peale gümnaasiumi lähen mina käin kaitseväes ära nagu kord ja kohus. Aga pärast seda ma lähen õpin pagariks. Nii arvas. Mina sööks küll Kaspari pagaritooteid. Aitäh, sa oled ainus toetaja, kes mul praegu on. Ma olen esimene. Mäleta mind. Oota, 1, 2, 3. Mul on 3 toetajat, Jaa. 3 klienti. Jaa. Jah. Palun allahindlust. See OG allahindlust, palun nagu. Et me ei ole väga maksujõulised. Et mul läheb raha veel vähemaks ühesõnaga, jah. Okei, nii. Investeeringuid me ei tee. Jah, ühesõnaga õpin pagariks, avan oma pagarikoja ja siis sealt pagaritöö kõrvalt hakkan kirjutama. Kust tuli see mõte, et pagariks, sest et sinu vanemad vist ei ole pagarid? Ei ole, jah. Ühesõnaga, Kaspar korjas vanaema hoovis kirsse, kukkus redeli otsast alla ja siis see ilmutas, et nüüd on pagari elukutse õige. Kas sul nagu tekivadki mõtted, kui sa nagu saad haiget või nagu ma kuulsin vaata, et sa jäid haigeks, siis sa otsustasid presidendiks saada, õpilasesinduse presidendiks saada ja nüüd ma kuulen, et sa kukkusid redelilt alla ja otsustasid, et nüüd ma tahan pagar olla. Äkki see on nagu mingi priimad, kõik, kes veel ei tea nagu, mida veel edasi teha, siis aken, esimene korrus. Me ei soovi, ärge palun tehke, mina ei taha siis seotud olla selle podcastiga. See oli 1. aprilli nali. Jah. No tundub, et on siis niimoodi, et iga kord, kui Kaspar saab haiget, siis tuleb tal uus mõte, aga noh. Ei, see on väga-väga vahva. Mõtted, ideed. Nii, järgmine küsimus, olete valmis, jah? See on pisut keerulisem. Nii. Kirjeldage oma elu pensionärina. Nii isiklikuks minnakse. Absoluutselt. Kas Kaspar tahab alustada? Ei taha, aga ma vist pean ikka, jah. Ma ei tea, võib-olla olen kusagil miljonit kokku ajanud ja siis olen oma talumajas ja korjan kirsse päev otsa, jah. Okay. Mis menüü see on? Sai, leib, tee. Väga, väga hea. Väga kokkuhoidlik, keskkonnasäästlik. Croissant. Aga kas sa arvaks, et näiteks pagariks õppida üks näiteks hea Prantsusmaal? Nagu, et kas sa välismaa poole vaatad nagu õppimise suunas? Noh, muidugi sealt saaks palju parema kooli, aga ma ei viitsi minna välismaale. Aga ütle ilusamini, ma olen Eesti poiss. Jaa, Eesti muld, Eesti süda ja kõik. Ja Kaia-Liisa? No, ma arvan, et mina Eestisse nagu igaveseks ei jää. Mina ei ole Eesti muld ja Eesti süda. Aga noh, see on juba nagu päris nagu väga nagu rohkem isiklikel teemadel kui nagu lihtsalt, et noh, ma ei viitsi. Aga jah, ma arvan, et minu unistus on lihtsalt nagu siuke armas kodu, kus ma saan lihtsalt rahulikult elada, kas ma töötan või mitte. Lihtsalt nagu, see ei pea olema palju raha, aga ma tahan lihtsalt mugavalt elada nagu. Väga ilusti. Katri, kas sa oled selle peale mõelnud, mis sinust saab, kui sa oled pensionär? Kas sa jõuad sinna ikka? Tead, ma loodan, Ja. aga ma ei ole hetkel kindel veel. Ei midagi nagu siuksega. See võis nüüd väga valesti kõlada, aga lihtsalt ma ei tea, kas mu tervis vastu peab. Õige jah, ju Kadri tahab ju tantsimisõpetajaks saada ja meil oli just silmaringi kursus, kus räägiti tippsportlastest. Jah, nad siin surevad varakult. Nad surevad tõesti varakult, nii et ma ei tea, Kadri, kas sa jõuad sinna. aga kui ma saan, siis ma tahan endale väga palju lapselapsi. Ma väga naudin lastega tegelemist, nii et noh, teen oma lasteaia. Aga palju lapsi sa tahad endale? Issand. See on küll raske küsimus.
ma arvan, 3 vähemalt. ja ma mõtlesingi, et kas seal on nagu teooria, et sa ise tahad vähe lapsi, aga siis sa tahad, et sinu lapsed teeks palju lapsi nagu. ma tahaks seda, jah. Ma propageeriks ilmselt. Ma oleks nagu... ei, ma tahan ikkagist Eesti iivet tõsta, nii et jaa, see on kõik Eesti nimel. peab hakkama tegema nagu Jaa. mis siin teha. Ei, Jüri rääkis ka ju täna sellest, et mis te arvate, et kas rahvaarv kasvab või tõuseb tulevikus. Ja siis Liisaga klassiaega siis sosistasime, et tuleb hakata tööle. Teeme ära. Eesti naised hakkame tööle. Teeme ära. Jah, paneme selle... teeme ise. Teeme ise. Ja Jälle tõesti. Ei, mina pensionärina. Ma arvan, et mul oleks palju kootud sokke, mul oleks palju vaipe, sest et see on... Kas te olete proovinud? See on tõesti väga teraapiline tegevus. Vaiba tegemine või? Soki. Ma soki. pole veel vaipa võib-olla isegi, ma ei tea. Mulle meeldib kaltsuvaipu teha, sest selle, mis see kangastelgedega, sa tõmbad seda asja, vaata see on täiega suur masin, eks ju. ja see nagu siuke, see nagu viha välja elamine ka juba veits, nagu laamendad seal. Ei, käsitöö ongi. Ma arvan, et miks vana aja eestlased olid nii laulurahvas ja nii õnnelikud olidki see, et ainult lihtsalt kudusid. Nad ainult silmad kinni heegeldasid, tegid vaipe, punusid, korve, pastlaid, kõiki neid. Ja näpud olid töökad. Näpud olid töökad ja vaadake, kui rahulikud nad olid. Yeah. Või noh, nii ma olen kuulnud. Oletame, et oli nii. Oletame, et oli nii, ja. Peame Helelt küsima. Ja, peame õpetaja Iisrael. Järgmine podcast. Võib-olla tõesti. Äkki tõesti. Ei, aga kui nagu õpilaste häält nüüd küsida, siis mis on nagu see teema, millest te tunnete, et kooli podcastis peaks rääkima? Ma arvan, et seda räägitakse päris palju, aga ma arvan, et taas oleks armas ka nagu rääkida vaimsest tervisest ja võib-olla otsidagi nagu meie koolist neid inimesi, kelle mingi lugu rääkida. Ja mulle tegelikult esimesest podcastist jubedalt meeldis see lihtsalt nagu siuke väga huvitav episood, et kaarte keegi võiks laduda teile. Nagu minu arust see oli nii, te mõtlesite vist naljaga seda, aga kui me kuulasime nagu, oh my god, see oleks nii vinge nagu idee. Jällegi. Palun, nagu kaartide, mingi tarokaarte või? Vist keegi jah, tundus selline, kes paneks. Näo järgi vaatame ära, kes siin kaarte paneb. ma tean ühte, kes ma arvan, et tarokaarte võiks laduda küll nagu võib-olla. Nii et, jah. Ja ei, ma armastan seda, kuidas on nagu naljad muutuvad väga tõsiseks. Ja päris eluks. Päris eluks. Me selle sama klassiaega heegeldasime Jürkale karu Jürka. Mis ei olnud karu moodi? Mis ma vaatasin, et te tegite nagu korvpalluri Jüri. Jaa. Aga ta oligi lihtsalt natuke naljakas välja. Ja see pidi nali olema, aga lõpuks tuli. Kas ta võttis selle kaasa endaga või? Jaa. Ta ei saanud aru alguses, et see on temale. Siis me olime nagu, et see on Jüri, ei. Ma ei, kohe alguses just nime ei öelnud, ta vist ise küsis seda nime. Aga me olime need, me ise kusjuures füüsikatundide ajal ja tundide ajal õpilastega kudusime, heegeldasime teile karu. Rapla karu. Ja siis ta ei saanud aru, ta oli, tore. Ta mõtles, et nagu mingi väiksed lapsed tulevad näitama oma pilte, vaata. Et nagu külmkapile pärast selle peale. Ta oli, tore. Ja siis me olime, et ei, et nagu see on teile. Mulle vä? Appi kui armas. Ma ütlen ausalt, et see nägi välja nagu voodoo nukk minu jaoks. See oli hirmus. Ja ma loodan, et Jüri selg on nagu terve. Okei. Ma järgmist mõtet ei ütle. Ja ma arvan ka. Võib-olla palume vaadust. Kas te teate, et vastlad on tulemas? Jah. Millal see on? See on ju liigu püha, eks ju? Jaa, by the way, pagaritest rääkis, mu ema on pagar. Jaa. Ta tegi neid piparkokke ju, ei või? Jaa, piparkokke. Kokke. Ja nüüd on vastlakukli aeg, mis tähendab seda, et ma saan hakata vastlakuklit sööma ja kui ma nüüd 1,5 kuuga olen nähtavalt juurde võtnud, siis te teate põhjust. Kas teile maitsevad vastlakukid või? Jaa. Absoluutselt. Moosiga või ilma? Kas või mõlemad nagu? Kui siis moosiga? Ma muidu ja, väga ma ei oleks söö ka neid. moosiga. Minu jaoks liiga palju saia.
vastlukukkel on vastlukukkel, vahet ei no ole. jaa, aga seal on liiga palju saia, seal on mingi lihtsalt üks suur kants saia ja siis on veits vahukoort peale pandud nagu. tead, mis need kuklite kohta kunagi ütlesid? ei tea. nagu saiakukleid, kui sa sööd, siis nagu kasvavad. jaa, kasvavad. kelle jaoks kasulik? meile selge. väike veskanali. väike veiskanali. väike veskanali. oi, meil on siin punases need hääled. ma lihtsalt väike konteksti, et mina ja tehnika ei käi käsikäes, aga hetkel olen mina ainuke, kes natuke mõistab seda keelt selle arvutiga. nii et sellepärast ka see krabin, kõik on sellepärast. nii et loodame, et tulevikus on natuke paremad lood meil sellega. jah. jaa, aga ma ei tea, kuna meil on täna natuke vähem aega ja me oleme peaaegu et pool tundi rääkinud, täna tuleb võib-olla selline lühem, kiire, sähvakas, siis hakkaks vaikselt nagu otsi tõmbama kokku, et saime tutvustatud, kes see Kaspar president on. Tahad midagi öelda äkki? see, et me oleme siin pläkutanud. jah, me reaalselt nagu, me räägime rohkem kui teie nagu. me Jaa. kutsusime teid külla ja siis me Sõnum. oleme nagu tegelikult see. sõnum koolile, Kaspar, palun. olge tublid, olge rõõmsad, aitäh. See oli nagu päris igav, ütle uuesti midagi. Mõtle midagi nagu sügavat, midagi nagu luulelist. jah, koha pealt palun. jah. Te olete väga-väga nunnud ja nii tore on, et ma saan teile midagi pakkuda. ärge kaotage seda sädet, mis teie silmis on. vot see oli ilus. see oli väga ilus, tõesti. Kaspar, sa pead harjutama, sest kas mitte nagu sa ei pea kõne mingi hetk ka andma. Seda kõne sa kooli ees ei hakka. tere, ma olen Kaspar, väga tore on, head aega. küllap siis, jah. no presidendi amet küll lõpib. ma arvan, et asepresident hakkab talle speech'i kirjutama nagu. see oleks tore. jaa, oota, mul oli midagi, mis ma tahtsin öelda. kui juba reklaamimiseks läks, siis Fookus, see tuleb loodetavasti selle kuu lõpuks, jaanuari number. Kas sa tahad natuke reklaami teha meile? Fookus, koolileht, lugege. jah, näe. väga õigesti. Katri, ütle uuesti, et natuke paremini. natuke nagu sügavam tekst nagu ikkagist, nagu mis see fookus sinu jaoks on? kus on Fookus? mis see on? Rapla gümnaasiumi õpilane, kas sina oled mõtelnud, mis on meie kooli fookuses? Aga ava oma kaaned, ava lehekaaned ja piilu. seal on nii palju põnevat ja salajast. seda võiks kooli peal mängida nagu. ja kooliraadiosse paneb iga koolikeele asemel käima see on selle. nagu kaubanduskeskustes, vaata, et ma ei oska. tere, armas Rapla gümnaasiumi õpilane, kas sina oled juba vaadanud piilunud Fookuse kaante vahele? ja kui keegi ei näinud, siis ma tegin vink. jah. ja vähemasti loomenurke taga küll lugege läbi. jah, seda küll, ma ka neid teisi ei loe, nojah, keegi vist, aga pole hullu. ja ma vaatan pilte. Kaja-Liis, on sul ka midagi lõpetuseks öelda, midagi, mis sa tahad hingelt ära saada? jaa, hingelt ära saada, tõesti. mis on teie lase oma luukered kapist välja. just, mis on teie luukered? jaa, sellega on ilus lõpetada. Nad vaatavad meie Mul oleme nagu nii luukerid. rahul sellega, et oi, et sellega on ilus lõpetada, Kadri. ja siis Kaspar ja Kaia-Liisa vaatavad üksteise otsa, et kuule, et nagu, et veits ohtlik on. 3 peal, Kaspar. 3 peal. mida me ütleme 3 ei, peal? me jookseme. täiesti. 3 peal ütleme kõik luukered välja. ei, ma arvan, et mul otseselt, ma arvan, et ma otseselt Väike nagu sõrm. luukeresid Ja siis ei võtame ole. käe. Rahu. Aga ma väga loodan, et see podcast jääb ka seisma peale, nagu jääb nagu päriselt kooli. Ka peale seda, kui meie ära lahkume ja ma arvan, et ma olen valmis igasugused kaustad ja juhendid neile kirjutama, et kuidas neid asju upload ida ja mis sa pead sinna ette panema, et päriselt nagu see jääks, sest minu arust see on nii vinge. Ma arvan, et kui ma olen ära läinud, siis ma kuulaks ikka neid nagu. lihtsalt nagu appikene, me ei ole ju nii vanad, aga nostalgia mõttes. ei, reaalselt nagu. Kaspar on väga vaikne, ta ei taha oma luukeresid välja näidata. mul ei ole neid luukeresid. Ta võib kapist välja tulla nagu voodi all. võta voodi alt välja siis. tolmused. okei. mõistetav, jah. mõistetav tõesti. järgmiseks korraks siis puhtaks teha ja avalikkuse ette tuua. jah, Fookuses näiteks. jah. jah, järgmises numbris otsige siis Kaspari luukeresid üles. okei, või ei saa spoilida.
Aga järgmine episood, ma ei tea, andke nagu, me ei ole seda peaaegu üldse, okei, mul on praegu mingi 100 mõtet peas, ma üritan nüüd aru saada. Ühesõnaga, järgmises episoodis see teemade asi, et jah, okei, meie võime valida huvitava teema, aga mida rahvas kuulda tahab, et kas me tahame spordist rääkida, kas me rahvast tahame tehke häält. just rahvast tehke häält, kas me räägime toidust, ma ei tea, kunstist, seksist, vaimsest tervisest toidust, vaimsest tervisest, spordist, veel kord. veel kord tõesti, kunstist olgu tõesti. Valime siis kapist välja podcast ja ja paneme kapi kapi uksed kinni, tagasi tänaseks.